Tere tulemast Taro peegelduskanalile. See siin on täiesti minu esimene video. Ma sain endale sellised ilusad uued suhtetarokaardid ja ma sain nendest kaartidest inspiratsiooni. Muideks need kaardid leiab Taro Akadeemia lehelt, kes soovib endale sellised ilusad kaardid soetada. Tõesti väga ilusate piltidega. Et ühesõnaga ma sain inspiratsiooni, et lõpuks hakata tegema sellised kaardi lugemisi siis. Ma olen tegelikult hästi pikalt mõelnud seda tegema hakata. Ma olen jälginud erinevaid kanaleid, kes samamoodi teevad selliseid erinevaid taro lugemisi. Ja tegelikult juba umbes kuskil aastakese on mul see mõte nagu olnud sees. Eelmine suvi ma isegi korra salvestasin endale ühe video ja sinna see jäi. Aga ma ei tea, nüüd ma kuidagi tundsin, et nüüd on nagu see õige aeg ja hetk on käes. Taro on minu selline väike salahobi. Ma olen selline nagu omaette nokitseja, nii-öelda kapi tarotaja. Aga jaa, ma olen juba ammu mõelnud, et võiks hakata oma seda kirge ja hobi nagu jagama teistega. Et vaatame, kuidas mul siin läheb. Ja ma esimese ladumise mõtlesingi, siis kuna ma sain inspiratsiooni nendest suhtetarokaartidest, mõtlesin, et vaatan, mida toob juulikuu vallalistele. Nii et kui sa oled vallaline, siis see ladumine on sulle mõeldud. Ja muidugi see on selline üleüldine ladumine, et kõik ei pruugi siin sinuga resoneeruda ja ei pruugi kõik kõnetada. Et võta siit sellest lugemisest täpselt see, mida sa tunned, mis sind kõnetab ja mis sinuga nagu resoneerub kõige rohkem. Ja kui on huvi ja soovi, siis võin teha ka isiklikku kaardi lugemist. Minuga saab kontakti selle video all oleval meili teel siis. Aga jaa, hakkame siis vaatama, mida see juulikuu võib siis tuua vallalistele. Ja ma tahan veel seda öelda, et tarokaardid ei ole lihtsalt nagu ennustamine, et tulevik ei ole kivisse raiutud. Me saame alati iga hetk muuta oma tulevikku kõikide otsuste ja valikutega, mida me teeme siis igapäevaselt, oma mõttemustritega muidugi ka, oma hoiakutega, kuidas me ellu suhtume, kõik see mõjutab. Et taro on nagu selline sisemaailma peegeldus. Ja sellepärast mind see maailm ka nagu hästi huvitab. See taromaailm. Ja sellepärast on ka selle kanali nimi Taro peegeldus. Aga jaa, mis ma siin ikka pikalt lobisen. Hakkame siis vaatama. Esimeseks kaardiks tuli müntide 8. Ja müntide 8 on selline aeglase
kasvukaart. Et mida see siis vallalistele võib tähendada, et te olete nagu pühendunud ja panustate nagu suhte otsimisele, et otsite uut suhet, armastust. Ja kui te olete enda ellu kellegi juba leidnud, et see suhe on selline alles värske ja uus, siis see kaart võib tähistada seda, et see suhe kasvab hästi aeglaselt ja tasapisi, et ei kiirusta. Ja järgmisena on siin karikate 6. Ja karikate 6 on selline minevikumälestuste kaart. Et vallalistel teil võib olla mingi minevikusuhe võib-olla nagu mõtetes. Võib-olla mõtlete siin mingi eelmise suhte peale, mis teil on olnud. Võib-olla olete natuke selles inimeses või suhtes kinni. Samas see kaart võib ka tähistada seda, et keegi minevikust tuleb tagasi. Ja samas see kaart soovitab olla ka selline avatud südamega. Et kui te otsite armastust, siis hoidke oma süda avatud. Ja järgmisena on siin karikate 7. Karikate 7 on selline illusioonide, soovide, fantaasiate kaart. Ja samas ka selline nagu valikute kaart. Et vallalistele siis see kaart võib tähendada seda, et teil on palju valikuid. Et teie elus siis on palju selliseid potentsiaalseid partnereid, kelle vahel valida. Aga kõik need valikud ei pruugi olla nagu sellised, nagu nad paistavad siis. Et kõik ei ole kuld, mis hiilgab. Ja samas see kaart võib öelda ka seda, et te nagu unistate sellisest ideaalsest partnerist. Ja järgmisena on siin karikate 3. Karikate 3 on selline pidustuste, rõõmu ja tähistamise kaart. Et vallalised võite endale leida kellegi uue kuskil pidustustel, on suvi ja on väga palju selliseid üritusi, pidustusi. Täitsa võimalik, et võite endale leida kellegi uue selliselt ürituselt, sünnipäevad, tähistamised, mida iganes, mingid kontserdid, peod. Et hoidke siis süda avatud ja silmad-kõrvad lahti, kui käite kuskil pidustustel. Ja järgmisena on siin karikate 2. Karikate 2 on selline tõelise ja sügava armastuse kaart. Et see kaart nagu ütlebki seda, et te olete valmis armastuse jaoks. Ja samas selle kaardi sõnum on ka see, et nagu olegi valmis, et see armastus on nagu teel teie poole praegu. Väga ilus kaart on see.
näete siin kaardi peal on ka mees ja naine ja siis neil on karikad käes. hästi palju sellist vett ja tundeid ja emotsioone ja sügavust. et vallalised võite siis leida enda ellu kellegi, kellega on sellised tõelised tunded ja emotsioonid. ja kohe järgmisena siit tuleb meil karikate äss, mis ongi selline uue suhte kaart tegelikult. et armastused, teil on tulemas midagi täiesti uut siin. või siis see kaart ütlebki, et te olete nagu valmis hästi tugevalt uueks suhteks. ja uskuge tõesti, et armastus on valmis tulema. et õige aeg on käes selleks. ja karikate 8 on siin järgmiseks. hästi palju karikaid on siin. praegu ma vaatan, et hästi palju karikaid, tundeid ja emotsioone. karikate 8 on siis selline edasiliikumine, eneseotsingud. et vallalistele see kaart ütleb, et lase minevikust lahti. et eemaldu igasugustest toksilistest suhtemustritest või inimestest. et see karikate 8 ja karikate 6 siin, mis oli siis nagu see minevikust võib keegi tulla. see karikate 8 siin juures tähistabki nagu seda, et lase sellest mineviku suhtest või sellest inimesest, kelle peale te siin mõtlete, et laske temast nagu lahti. et saaks nagu edasi minna. ja järgmiseks on siin kaart maailm. maailm räägib nagu sellest, et üks etapp teie elus on lõppemas ja mingi uus etapp on ees. et mul aina rohkem hakkab siin välja joonistama see, et vallalised, teil on tulemas midagi uut. siin on väga palju kaarte, mis seda siin praegu kinnitavad. et jah, see maailmakaart on selline uue etapi kaart. ja samas vallalised võite leida endale kellegi uue reisides. et kuna on suvi ja ongi palju, inimesed liiguvad ringi ja reisivad, et siis võite just nimelt reisides kellegi uuega tutvuda. ja olge siis hästi avatud ja usaldage seda, et armastus tuleb teie ellu õigel ajal. ja järgmisena karikate 10. see on ka üks väga-väga ilus kaart suhetes. et see kaart räägibki sellest, et teil on võimalus leida tõeline armastus, vallalised. see on selline pikaajalise suhte kaart, et kui te endale kellegi leiate, et siis on võimalus, et see suhe jääb kestma ja kestab väga kaua. see on ka selline tugeva perekonna kaart, et see võibki siin rääkida sellest, et algab selline pikaajaline püsisuhe ja loote endale pere, kui teil veel ei ole lapsi ja soovite peret, siis see kaart väga toetab seda. ja viimaseks on siin karikate 5. karikate 5 on muidugi selline kaotuse, pettumuse, kurbuse kaart. aga vallalistele teile võibki see kaart siis anda sellise sõnumi, et leppige minevikuga ja andestage ja suunake pilk uutele võimalustele. et kui
kui siin minevikus on olnud mingisugune suhe, mis on teile nagu sellist kurbust ja valu ja pettumust tekitanud, siis laske sellest lahti, et on aeg edasi liikuda. Sest et siit kaartide pealt küll praegu joonistub välja see, et teid on ootamas midagi väga-väga ilusat. Karikate 10 ja see karikate äss ja karikate 2, no nad on nagu super ilusad ja head kaardid, et teid ootab ees nagu tõeliselt midagi ilusat ja head ja püsivat. Selline harmooniline suhe ja on võimalik luua siis pere, kes seda soovib. Et tõesti väga ilusad kaardid. Ja kui teil keegi siit minevikust nagu tahab tagasi tulla, siit karikate 6-ga nagu välja tuli, see on nagu üks võimalus või variant, siis nagu see kaart karikate 5 soovitab teil edasi liikuda ja lahti lasta sellest. Ja see karikate 8 samuti, karikate 8 ja karikate 5 mõlemad soovitavad. Karikate 8 soovitabki siis nagu edasi minna. Ja karikate 5 siis nagu õppida sellest mineviku suhtest. Et kui te seda teete, siis teid ootab ees täiesti uus eluetapp, mida see maailm siin siis näitab. Aga jah, see suhe, mis teid siin ees võib oodata, vallalised, see on selline, ta ei hakka nagu tormakalt või kiiresti, et see müntide 8, nagu ma ütlesin, on selline aeglase kasvukaart, et see suhe nagu algabki hästi nagu aeglaselt ja tasapisi. Aga tegelikult ju see ongi ju minu arvates nagu parem variant. Et mitte siis nagu liialt tormata suhtes, vaid tasapisi ja aeglaselt minna. Et vallalised, ma ei tea, soovitan teil siis käia erinevatel pidustustel, kontserditel, kuhu iganes teid kutsutakse, et võtke vastu, et on võimalus, et leiate endale kellegi uue partneri just sellistelt üritustelt või siis reisides. Vabandust, mitte see kaart, vaid see maailmakaart on siis nagu reisimise kaart. Et olge avatud südamega ja liikuge hästi palju, et ärge istuge nii-öelda 4 seina vahel, et see valge prints hobusel ei tule teile ukse taha. Et tuleb ikka olla aktiivne ja liikuda ja laske minevikust lahti ja nendest mineviku suhtemustritest. Siis ootab teid ees midagi väga ilusat. Aga sellised said need sõnumid siis juulikuuks vallalistele ja aitäh vaatamast ja kuulamast ja kohtume järgmine kord.